Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad, Rally Estonial on peetud 5 kiiruskatset ja päris tummist dramaatikat on need pakkunud. Vabandame väikse viivituse pärast, meil külalised saabusid eri aegadel, aga nüüd kõige tähtsam, et oleme laivis ja hakkame laua otsast tutvustama inimesi, kui keegi telepildi järgi peaks aru saama, siis värske Eesti Autospordiliidu president Toivo Asmer. Tere päevast. Tervist. Minu nimi endiselt Gunnar Leheste, minu ekspertkülalisena alati jätkuvalt Roland Poom ja üllatuskülaline welcome to the studio, Tanis Ordo. Thank you. How long have you been in Estonia in this rally? What have you seen? At the moment I just arrived here, but I saw a little bit in the tele and all, and yesterday also the start. It was so nice, like always here in Estonia. The rally organization is so nice and the stages and all. But yeah, at the moment it was a little bit dramatic for us, but the rally is still long and we can happen many things. Just only the first passes from the first day, so still Tanak is out, but we have the other drivers. Like I think we can do a really good job. Do you agree? It's not like usual Estonian. It's like more like Safari or Turkey when one stage so dramatic. Yeah, I think it's many things happen with the tires, with the small offs, also with the R5s. But it's not Safari, but it's like a really fast rally. Like you need to, if you have a small mistake, they will cost you a lot, like Finland or something like this. Have you seen Otto already? He's obviously disappointed. Yeah, you can imagine. No, he's disappointed. It's normal. It's his rally, but yeah, at the moment he didn't have a really good period, but he have the speed. Like is the most important. And after, when you make a small mistake, things happen. When you are fighting for win the rally, these things happen. But soon they will change and they will start to win again. But more importantly, was Mr. Adamo mad? I don't know. You need to talk with him, but no, I think he's doing the job, and like we say, we don't have a really good luck now, but it's like this. We are in the middle of the season, and the things can change very quickly. It's obviously a very dramatic part of Ott season, all those happenings with suspensions and tires. Do you remember such a difficult season from your career? No, but like I say, sometimes this is rally, and sometimes things they can be really wrong, and after the swap and they can be really, really good. So it's like when Oiti won the championship and all, it was really good years. Hyundai last year it was really good. This year is like this, but it's not a big problems. It's small problems that they cost a lot. But if you analyze all the rallies, Tanak was leading all the time when you have these small issues. So it's like a period. Now you need to admit and you need to try to change, but it's like this. We can do nothing now. You know what does it take to perform on your home stage before your home spectators? Doesn't feel different wheel on your hands? When you drive in front of your Yes. people? Yeah, always. It's different. When you are in your home rally, it's always really nice to drive with all your spectators, and it's like when I drive in Spain or Portugal, it's really different. No? You feel your people, you feel your support there near to you, and of course you have a push and you want to do even better. You haven't been competing in Estonia before, haven't you? No, not. I didn't have this luck to drive here in Estonia. If you look at the stages right now, do you think the stages would suit you well, or? I think if you know the stages very well, I think they are really nice to drive. Yeah. But if you need to do with 2 passes of recce, I think they can be a problem, because sometimes I like to drive in these fast stages, but to assimilate the speed in the pace notes is quite difficult, and sometimes I'm not really strong to put the speed in the pace notes correct for the corners. But of course, if you come here and you know the stages very well and you go, it's nice because to. if like for me last year when I did the recce,
you know, the angle of the corners are actually quite big, but you can still go flat over the corners. You just cut so much, and that's what makes it difficult a little bit, you know, to get the notes good here. Yeah, for me this is the difficult of this kind of fast rallies. It's like you have really fast corners, but if you go at 130 in the corner or you go at 140, it changes a lot. You can be a total out because you can see the people of the lines, they are in the limit and they just arrive at the end of the corner and they are in the limit of the road. And when you are in the car, you say, if it's 5 kilometers per hour more, I am a total out. And also in this kind of speed rally, of really fast rallies, if you pass 5 kilometers slow in the corner before, after you have a long straight, full throttle, and in this big session you lose a lot because the speed is really high. It's not like the slow rallies from one corner to the other. It's not really fast, so you don't lose a lot of time, no. So you need to be really clever with the pace notes. Yeah. When will we see you in the car? I don't know. Maybe in Greece, but we don't know yet. I hope soon. Time is ticking for the next season as well. Everybody's developing new cars. You want to be part of it. Soon we'll start to work in our car also, and we'll be interested in next season. It will be nice. But are you interested to do it for a full season? Or you have been in the game so long, you know? I will not do anyway a full season. Yeah, so. but if you could, would you like to do it full season? I don't know. It's like difficult question because you can misunderstand my answer. I heard that you said soon you will start on your car. If I can, yes. In what colors it is? Same color as this picture? What is this? Is it the Hyundai? At the moment I don't have nothing, but I think at the moment I will start to work with my team. My team is Hyundai, and I will do all for them until it's finished. If it's finished, so it's a good team. I am really happy with the people I know from many years. And at the moment, if I need to start to work in this car, it will be in my car, in my Hyundai. So. What's your plan this weekend? Will you go to the stages? What happens after rally? Will you stay longer in Estonia? After no, because I need to Monday I need to travel to Hyundai to work there for some days. But yeah, I will try to go to some stages today and tomorrow and enjoy a little bit the rally and to be with the team if I can help in something and to be there supporting the people. Do you have to do a lot of autograph sessions here? At the moment, no. At the moment, there's no spectators here right now. Yeah, it's quite some people. It's nice to see the people in Estonia. They are really passionate, and Estonia is so nice. It's nice to be there for some days. Is it hard to walk around the stages and Dani? At the moment I was not being the stages, so I will tell you later. But it's always nice when the people, they recognize you and they like your job, you know. Okay, always nice to see you, always nice to talk to you. Thank you very much. One last question. You know, we have Ott Tänak obviously living in Estonia, Teemu Süninen living in Estonia, Kalle Roompere living in Estonia. I know you have connections in Estonia. When you will come here to live here? Honestly, I like Estonia. I don't know if I need to live here. Maybe I live. It's not bad place. It's really cool place. Really modern. Tallinn is really cool. But yeah, why not? That was a question for you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Jätkame siit laua tagant nüüd eesti keelest. Loodetavasti saite ikka aru, millest juttu oli. Me vist ei hakka seda siin ajapuudusel kõike tõlkima, et hakkame rääkima sellest, mis täna on juhtunud. Kahjuks on siis niimoodi, et Ott Tänaku esimene rehv purunes 3. kiiruskatsel. Kuidas selle trikitamise koha nimi oli, kus me arvame, et see läks? Truuta pealtvaatajate ala. Tundus vähemalt, et oli selline koht, kus võis pihta minna, sest selline pearaputus toimus seal. Sisekaamerast oli näha. Ja siis kahjuks 4. katsel vajus jälle ühes kohas põllu peale ja sealt läks teine rehv ja varsti oli siis juba pealtvaatajate parklas kahjuks kiiver peast ära ja seis on siis selline, et tema auto seisab siin hetkel hooldusalas. Praegu ei ole veel kinnitust, kas ta meil homme Rally 2 süsteemis jätkab, aga Toivo, kus sa olid, mida kuulsid, kui juhtus Otiga see? Ma olingi 3. kiiruskatsel. No mul on nüüd tänu korraldajatele
VIP-pääse, aga kuna ma ööbisin Võrus, siis me tulime Võru poolt ja meil oli informatsioon, et VIP-alale pääsemisega on keeruline seis ja me vaatasime, et kellaajaliselt me sinna ei jõua ja siis me üritasime saada tavapiletitega pealtvaatajate parkla kaudu ja siis ka piletite kontrolli kaudu seda 3. kiiruskatset vaatama pääseda. No õnnestuski pääseda, ma usun, et alati peab üritama käituda viisakalt, sest korraldatud õigus ja muidugi kõikidel korravalvuritel on ka õigus, aga me saime seda vaadata ja mina nägin seda enne rehvi purunemist seal ühe nurga peal, kus me siis olime õigemini, me nägime suure hüppe ära, 2 hüppet järgi mööda ja siis tuli üks sirgijupp ja järg paremale, nii et meie nägime siis kõik need VRC-d ja ka veel järgnevaid seal ja alles võib-olla, et üks paar minutit hiljem tuli juba informatsioon, et Otil on tempo maas, et midagi on täiesti tuksi läinud. Aga ma imestasin muidugi, et ta seal lõpus nii vähe veel kaotas, et kui rehv oli katki, kui ma ei eksi, siis lõpuks oli vist 25 sekundit, et kui katki ta siis oli ja kui kaua ta pidi siis 3 ratta peal sõitma, et see jättis mulle suure mulje. Ja ma ise eeldasin ka, et kui poole katsel vaatasin, et siit tuleb vähemalt pool minutit, kuigi võis isegi oletada, et tuleb rohkem, aga tempo püsis väga hästi peal. Ja tegelikult oli näha, et seal ei olnud isegi rehvi alles, et tihtipeale on see, et on nii-öelda aeglane rehvi purunemine, et õhk jookseb vaikselt välja ja saab edasi sõita, aga tegelikult seal polnudki rehvi peal, et päris rajuhooga oli peal ilma rehvita sõites. No mina olin täpselt selle sama mõttega seotud, et see tühjenemine oli pikka mööda, no ma olen ise ka ju eluaeg peaaegu võidu sõitud ja tean, mis juhtub, kui üks rehv äkiliselt tühjeneb, et see kaotus nii väikene tuli, aga tähendab peab ütlema, et professionaal on ikka tõeline professionaal, et 3 rattaga sõidab kiiresti, et mina seda ei suutnud. Võid sa kirjeldada, milline see emotsioon või meeleolu seal katse ääres oli, kui need kurvad teated läbi tulid? No nii ja naa, tegelikult ju sealt ju sõitsid kõik täiega mööda ja autod olid korras välja, eks siis pikka mööda see info hakkas tulema ja loomulikult oli neid inimesi, kes hakkasid rajaras ka kohe ära minema, sest eks Ott ja Martin on ju legendid meil ja suured iidolid ja kui nad katkestavad, eks see lööb ikka masti maha parasjagu ja inimesed hakkasid ära minema, muidugi mitte kõik, aga oli neid näha jah, et kes ütlesid, et see lööb masti maha, no, et nagu rohkem ei olegi siin midagi teha, et peaks hakkama vist koju minema, et vaatama võib-olla siis kas tele või veebi vahendusel ja eks nii on, aga küll nad ikka jäävad siia, ma arvan, et võidusõit on ju vägev. No ilma liialdamata võib öelda, et Ott on ju kogu Eesti autospordi, kogu Eesti mootorispordi, kui üldse kogu Eesti spordi visiitkaart. No otse loomulikult, me just enne seda arutasime, et kus see Eesti autospordi tase üldse pärit on ja sellest võiks pikemalt rääkida võib-olla teine kord, et Eesti auto- ja motorsport 100 juubel, et kuidas me nii kaugele oleme jõudnud, et kes seal esimesed eesminejad olid ja võime tuua kas või meie autospordi legendi Uno Aava ja täna, kui me ütleme siis, et Urmo Aava tiim korraldab Rally Estoniat, et siis ma mõtlen, kas selleks peabki olema Aava, et siis maailma edasi viia asju, et no nii on, aga loomulikult Ott ja Martin on täna iidolid ju mitte ainult Eestis. Nad on ikka poolele maailmale, no rääkimata siis ralli fännidele, et ma isegi usun, et ka näiteks Newvilli kodumaal on ikka Ott ikka väga kõva tegija. See ei ole nii, et ainult sa oled selle, eestlane toetab eestlast, ikkagi toetatakse väga kiiret sõitjat. No seda me teame, Rallirahva blogis käib üks Belgia fänn, kes näitab, et tal on Oti kommentaar sealt, Oti autogramm sealt, et kas te saaksite veel võtta? Otil lasknud oma auto peale joonistada autogrammid suurelt. Just. Aga tegelikult Eesti autosport elab üldse väga põnevaid aegu, et ei ole ju sugugi välistatud, et meil on järgmisel aastal oma mees WRC-s, oma mees F1-s. No jah, eks mina olen ju Jüri Viipsi tegemistele kaasa elanud ju sellest ajast peale, kui ta tuli kartinguga sõitma. Kardi peale ma olin Kardiliidu president sel ajal ja no nüüd ma olen 8 aastat olnud enne seda autospordiliidu juhatuses, no nüüd siis presidendi ametis. Aga Jüri Viipsi isa, kadunud Jüri Vips siis seenior, teda tundsin hästi ja kogu see areng, mis Jüril toimus kardi peal, oli ka ju väga kiire ja paljud panid selle tema kiire arengu selle peale, et ta oli ju peast arvutamise Eesti meister siin ja öeldi ka, et poole maailmameister, et kõik arvutas, ta oskab praegu ka huvitav, et pane ta korrutama siin lauares, pane suured numbrid ette, mingisugune arvud, ütleb korruta läbi, ta mõtleb paar sekundit, ütleb ka vastuse, et legendaarne vend, et see on aidanud tal ka
õppida kiiresti sõitma ja hoidma neid temposid ja kõik, et ta kogu aeg kalkuleerib peas väga kiirelt igaseid situatsioone. No võib-olla ongi nii, aga see, et ta praegu vormel 2 on ikka väga tõsine tegija, on hea ja see, et Red Bull, eeskätt siis nende suure isa ja juhi, kes on ju tegelikult Helmut Marko, et on Helmut Marko poolehoiu välja võidelnud seal ja näidanud ennast tõsise tegijana, see annab nüüd lootust, et Red Bull teda tõsiselt toetab ikka, et kui rääkida kas või eelarvetest, mida makstakse vormel 2, siis summadest ma ei ole volitatud rääkima, aga Red Bull maksab julgelt poole ise, et miks ta maksab, sest lootus on, et sealt tuleb neil Max Verstappeni kõrvale sõitja. Mis su sisetunne ütleb, tuleb järgmine aasta selline hetk, mis tegelikult juba praegu ajab külmavärina peale? No minu sisetunne ütleb, et tuleb. Nüüd, kas see on see koht seal Max Verstappeni kõrval, ma natukene kahtlen, et võib-olla see on ikka Alfa Tauri, et esialgu ta läheb sinna, aga Alfa Tauri on ju ka väga kõva tiim, kui ma vaatan praegu, kuidas Gasly sõidab, no tema tulemused ka, ta on ju kogu aeg esikuuikus ja et auto on hea ja aga samas jälle, mis on hea, mida võib-olla paljud ei tea, on see, et kuidas autosid seadistatakse. Nüüd ühele, rallis on ju samamoodi, ühele sõitjale meeldib auto käitumine nii, et ta on natukene alajuhitav. Mõnele meeldib natukene ülejuhitav peab olema ja teistpidi sõita nüüd ei saagi. Nüüd Max Verstappen sõidab väga ülejuhitav autoga, see uskumatult ülejuhitav auto ja sellega tavaliselt ei saa mitte ükski tiimmate ega tiimikaaslane ei saa hakkama. Ja nüüd on Jüri sõidustiil on täpselt sama. Ja see on see, mida nad ka simulaatoris testivad, et antakse näiteks Max Verstappenile kusagil juhiseid, et mis sa arvad, mis me sellega teeme, aga Jüri on samal ajal simulaatoris ja proovivad järele ja ongi hästi. Et mina arvan, et ka tänasel päeval Jüri töö Red Bulli heaks on olnud juba tänuväärne. No rallis simulaatorit ei ole ja üllatusi on palju rohkem ja vast sellepärast me rallit armastamegi, aga kas me armastame sellist rallit, kus ühe katsega juhtub nii palju, nagu täna 4. katsel juhtus? No armastame ikka, eks ongi ralli, et selles mõttes kahju, et no meie mehega juhtus selline, et 3 rehvi saab otsa seal, et no see oli ikka ülim ebaõnn, ikka ülim, no nii ei saa nagu olla. Aga samas jälle, eks autosport ongi selline, et ikka tuleb apsakaid ette ja mine tea, no ma arvan jah, et Otil nüüd see sõit on läinud. Nüüd ma arvan, et loomulikult tuleb ikka Power Stage, kuhu ta välja tuleb, võib arvata, et seda 5 punkti on ka vaja. Aga kõik on ees, no ta on ju jube kiire. Mina ikka vahest ütlen, et Ott sõidab välgu kiirusel. No ta sõidab nii kiiresti ja tal on kogu aeg midagi varuks, et kui näiteks mina sõidan natukene kusagil kiiremini, siis ta leiab jälle järgmise käigu. Ja nüüd ma pean leidma jälle järgmise käigu, aga ei leia enam. Jah, välismaa rallisõitjatega ma olen tegelikult sama arvutanud, et sõitjad, kes ütleme suudavad panna alati pluss 10%, on tegelikult Sebastian Ogier ja Ott Tänak. Ja tegelikult seal teisi selliseid vendasi hetkel ei ole, kes suudaks igal rallil alati leida selle 10% veel juurde ja minna. Et me just arutasime inglastega Elfin Evansi üle ja kohalikud mehed peaaegu naabrid ütles, et Elfinil ei ole seda, et ta on väga kiire, aga sellises tihedas võitluses ta ei suuda enam leida seda natukene, et minna ja võtta ära see. Võib-olla üks asi veel, ma olen kuulnud sellised arvamused, et näed, et Otil ikka ka siin seal, et närve pea vastu. Mina ei nõustu sellega üldse, no ma ei tunne küll Otti nii hästi, aga ma näen juba see tema kehakeelse olemine ja Saaremaa mees. Temal närve ei ütle üles, seda nüüd ei ole, et ta teeb selle sõiduga nüüd vigu lihtsalt, et läks käest ära või siis pidi midagi ikka juhtuma. Et just sellistes oludes, et ikka see 10% on veel kuskilt võtta, no see näitab ikka tõelist klassi ja see on enesekindlus. Et no kus ma selle 10 siis võtan, ma tean näiteks, et seal võib-olla Ogier pani ikka nii kõva aja juba, et uskumatu ja ma leian 10%. Et see peab olla enesekindlus, oskus, kõik asjad tasakaalukus, närv peab vastu, et sa seda pisikest viga ei tee. Võib-olla sõita oskad küll veel see 10% kiiremini, aga viga tuleb siis sisse, sest et närv peab vastu. Sa oled sõitnud neid katseid, seesama, mis selle nimi nüüd 4. katse ja Kanepi katse, tuleb sul see pilt silme ette, kus see põld asub? Ja, ikka. Mis seal ohukohad on? Ütleme, see on lihtsalt see on veidi kitsam.
osa, mis siis üldiselt seal nii-öelda kiired katsed on ju, pigem sellised kiired laiad nukkidega, see konkreetne koht on veidi kitsam ja ega seal tegelikult ei ole palju vaja, et ka sellest sõidust me nägime, et ilmselgelt, kuna Otil oli eelmisel katsel ref läinud, siis ta ainuke missioon oli minna ja võtta see kõik aeg tagasi, mis võtta oli võimalik. Ja see tähendabki seda 10% juurde panemist, sest muidu sa tuled seal nullist seista, aga sul on vaja aega tagasi saada, et see on lihtsalt osa rallist. Alati ei püsi teel, kui sellised asjad juhtuvad ja eks see oli pigem ka veidi ebaõnn, et selline kraav seal täpselt oli, mis lihtsalt lõi refi välja pealt maha, et see kraav oleks väiksem olnud, seda ei oleks juhtunud ja oleks vabalt edasi saanud sõita, et rallis on sellist sportlikku õnne, sportlikku ebaõnne tihti peale, lihtsalt hetkel oli nii. No kõik, kes hommikul hooldusajast välja läksid WRC autodest, võtsid kaasa ühe varu refi, kõik läksid pehmetega. Kas see valik on mõnes mõttes üllatav? Ei ole. Aga sa rääkisid ise ka, et eelmine aasta refi purundamisi oli palju? Jaa, see pigem käis teise ringi kohta. Et eelmine aasta muidugi ei olnud neid Pirelli refe, mis täna on ja millega mul on ka endal juba see aasta probleeme olnud. Ma ei oska öelda, ma tahaks Pirelli kommentaari selle refi probleemide kohta jälle kuulda, et neid on täna ju päris palju olnud. Aga ei, nendel teede peal 2 varu refi esimesel ringil oleks olnud väga vale otsus. Lihtsalt sa võtad endale väga suure kaalu autosse kaasa. Ja kui sa oma ühe refi juba siin ära lõhud, siis ega tegelikult suures pildis mäng on läinud. No WRC autodest on probleemid kimbutanud veel ka Gus Greensmiti. All Live'ist käis info läbi, et äkki veepump, aga see on ilmselt kinnitamata andmetel veel. See on kinnitamata just veel, jah. Greensmiti kommentaari vist pole näidatud otseülekandes ja kes veel on väga kahetsusväärsel kombel väljas on, ma arvan, et Toivo, sa nõustud ka, et sellest on väga kahju, sest Takamoto Katsuta on tõesti tore poiss. No Katsuto arengut ma olen jälginud. Mina olin üsna veendunud, et ega temast ikka väga head meest ei tule. Miks? Sest kui me vaatame vormel 1, et kui palju seal on Jaapani sõitjad läbi aegade ja nendest mitte ühestkist ei ole tulnud päris tippsõitjad. Nad on olnud niisugused enam-vähem ja jõudnud kusagile tasemele ka, aga ei ole olnud tippe. Ja just on öeldud, et jaapanlastel ei pea närv vastu ja kui Nad on liiga viisakad. Jah, nüüd kui Katsamuta tuli välja ja hakkas siin häid aegu näitama, mõtlesin, et huvitav, et kui kaua see siis kestab. Aga nii nagu asjatundjad ütlevad, siin ma ka Urmo Aavaga rääksin ja Tarmo Õbega, nemad ütlevad, et see on erand. Et see jaapanlane on erand ja temast võib tulla veel ikka tõsine tegija ja ta ei ole mingisugune nõrga närviga. Aga võib-olla kui veel 2 sõna Rally Estoniast, et kui üldse sellisest, et kui ma eile olin siin avamisel, siis ma ise mõtlesin ka, et vaatame, mismoodi rahvas suhtub sellesse tuledesse ja viledesse, et palju on ju ka kriitikat olnud, et teed mingisuguse ralli, et miks see muu asi juures peab olema. Aga üldine rahva arvamus ongi see, et tulles siia, sa tuled sündmusele. Sa ei tule ju ainult rallile, see on sündmus. Ja mida see sündmus pakub ja need tuled ja viled on üks üsna suur osa, nii üllatav kui see ka ei ole, sest need inimesed, kes siin olid, siis ütles kõik, et äge, et missugune avatseremoonia kõik ja see avaldas muljet, et juba selle pärast tasus tulla. Palun, see on hinnang. Tuled ja viled, mul tuli täna esimest katset vaadates selline mõte, et me korraldame tegelikult mitte nagu rallit, me korraldame nagu Tour de France'i. Me näitame oma kultuuri, me näitame oma spordisangareid, meil oli olümpiapronks Jaak Mae rühkis koos oma pojaga mäest üles samal ajal kui sealt lume peal, päris lume peal. Et mina need tuled ja viled võtan iga kell vastu. Loomulikult, see on ju see, mida maailm näeb meist, kui palju me panustame sellesse. Ja seda näeb promootor, kui palju on valmis Eesti ja Eesti korraldajad panustama sellesse üritusesse. Sellepärast on ka, ma arvan, see üritus siin järgmine aasta ja hoiame pöialt, et ka edasi ja järgmised 5-10 aastat oleks see siin, et täna loodetavasti Rally Estonia jääb ralliks, kus ei mängita ainult tootjate huvi peale, et siin oleks 10 miljoneid inimesi, et kellele autosi maha müüa, vaid et see jääks kalendrisse rallina, mis tooks fänne spordi juurde, et kõik see, mis siin tehakse, on ju väga tänuväärt asi, ma arvan, mitte ainult Eesti, vaid kogu tegelikult WRC ja spordi jaoks. No ja ega selle Covidiga seonduvalt, et nüüd see publiku piirang on. Et ega sellepärast nüüd kogu see avatseremoonia või kogu muu korraldus, ega seal ei saanud midagi järele anda või teha nüüd nõrgemini, sest tegelikult mängitakse ju
suunage järgmiste aastate peale. Sellel aastal on see 16 000 inimest, mis on see lubatud, oli vist nii. Aga järgmised, kui COVID-19 on taandunud, siis on mitmed 10 000 tulevad ja kui nad seda kõike näevad, mis siin täna on, see ju töötab homseks. Kas see päris 16 oli? Ma ise ka seda fakti peast ei tea, aga ütleme nii, et Oti fännid on küll kurvad, aga Eestis ma usun, et on kindlasti ka palju Kalle Rovampere fänne, kes hetkel juhib rallit Greg Priini ees 4,8 sekundiga. See, et Kalle siin kiire on, see vist pole üllatus kellelegi. Ei ole. No Kallest on palju räägitud ja mul on palju Soome sõpru ka võidusõitjaid, kes ütlevad, et sellest mehest tuleb maailmameister kindlasti ja jõudas tuleb ka, et on nii palju noor ja tal on veel aega areneda, aga ta on erakordselt kiire. Aga mis on tore, et ega ta ei ole kiirem Kott. Seda me võime ka öelda, kiirem ta ei ole, aga ta on sama kiire kindlasti ja võib-olla ta kunagi hakkab rohkem riskima, mine tea. Aga Priin, temast ei osanud ma midagi arvata. Ma mõtlesin hoopis teised mehed, ikka Newvil on siin ja Ogier on kohe küsib ja nüüd siis Katsuto, aga Priin nii kiire on minu jaoks natukene üllatav. Ma arvan, teie jaoks ei ole. No ütleme jah, eelmise aasta tulemuste põhjal Priin tegi väga kõva tulemusi siin, et sealt võis oletada, et tuleb, aga samas ega midagi kindlat kunagi ole enne, kui sa näed seda tulemust, nii et. Lähme edasi. Sebastien Ogier kaotab Priinile 28,7 sekundit ja Rovanperale 33,5. No see on see teepuhastamise efekt või me mäletame Ogier'st või mingid vahejuhtumeid ka või? Vahejuhtumeid ei olnud, lihtsalt ega seal ei olnudki midagi, kurtis väga libeda tee üle ja loomulikult ega tal ongi õigus ju, esimese startides on kruusa tee peal ju ongi libe aga ta teeb täpselt seda, mida 7-kordne maailmameister teeb alati. Ei kihuta üleliia, tunneb oma piire seal ees minnes ja võtab selle, mis siis maha jääb, ehk enamasti on see poodiumi koht. Vahet ei ole, mis poodiumi aste seal on, aga ta suudab alati ennast sinna poodiumile sättida. Tegelikult seda näitab ka tänane punktitabel. Kas Sebastien Ogier on maailmameister 2021? Üsna tõenäoliselt, sest mind alati üllatab see, kui ta tuleb kiiruskatselt maha ja siis on esimesed kommentaarid, et tal on alati niisugused mõnusad, tema on heatahtlik, lõbus, isegi kui läheb kehvemini, siis seekord oli nii ja et võib-olla see toobki talle edu, et ta on ülimalt positiivne, vähemalt sõidus on ta, ma ei tea, kuidas ta tavaelus on, aga erakordselt sümpaatne arvasmees, erakordselt sümpaatne ja selleks, et tiitleid võita, peavad ikka kõik omadused olema, mis üldse seal võidusõitjal vaja on ja üldse loomulikult õnne. Tegelikult, et selline mees, 7-kordne maailmameister, autospordi juba vaieldamatu legend üldse Eesti teedel sõidab 3. korda üldse Eestis 3 aastat järjest vist on ju? Ei, tal oli Lõuna-Eesti, Rally Estonia ja nüüd teist aastast. 2019 nad M-spordiga testisid. M-sport oli ikka, ei olnud. Toyotaga vast ikka. Toyotaga ikka, jah, testisid Soome ralliks, kui ma eksi. Aga olete nõus muga, et see on sündmus oma, et legend ikkagi siin meie publiku ees ja meie teedel sõidab? No väga suur sündmus, kui ta esimest korda tuli juba, siis oli selline tunne, et kas tõesti. Mina mäletan niisugust oma veel aktiivsest võidusõidu ajast, ma lõpetasin 92 küll, et siis arvata, et tuleb Eestisse esiteks maailmameisterlust etapp autorallis. See oli täiesti utoopia, selle peale mõni oleks öelnud, et mine sinna Paldiski maanteele, et hullumaja on sinu koht, et sellest ei ole mõtet rääkida, et võib-olla jah, et me kusagil näeme lähemal, jah, Soomes, Soome ralli kõik, aga et ta Eestisse tuleb. Teine asi, et siia tulevad siis kõik sellele rallile niisugused kuulsad nimed, kellest me oleme lugenud siin ja siis kusagil telest näinud ja nad on siin kõrval ja sõidavad võidu ja väga kiiresti ja siis me teeme siin, korraldame maailmameisterluse etappi, mitte promotioni ralli, vaid päris ralli maailmameisterluse etappe. Mina ei oleks seda uskunud veel siin, ma arvan, paarkümmend aastat tagasi, et see on kuidagi, see areng on olnud nii kiire, et Eesti on läinud oma asjadega edasi, mis siin kõik mõjutanud on mõjunud, see on jälle oma arutuse teema, aga hästi on läinud. Nagu president Kaljulaid eile meil intervjuus ütles, et eestlased on alati harjunud sellest natukene paokil uksest sisse pugema. NATO-sse, Euroopa Liitu, MM-rallid, kõik mis võimalus ripakil on, me võtame ära. Ja. Ma olen ise ka pikalt poliitikas varem olnud, et ma enam ei ole. Et
jah, me oleme edasi püüdlikud olnud ja pürginud edasi kõvasti, aga siis meil on üks omadus ka, et siis me hakkame virisema. Et jälle, mis meil on hästi, aga tegelikult ikka ei ole hästi, et meil on nüüd kehvasti, et kutsuks üles, et ärge virisege, Eestis on kõik hästi. Et ei ole mõtet, vaatame, mis mujal toimub. Olete vaata kõigub naabrite juures ja siis ka võib-olla lähiriikide juures veel, aga mis naabritel on hästi ja ma olen öelnud, et see on nagu elukogemus, ma mitu korda välja öelnud, et elukogemus, sellist eriala ülikoolis ei ole, et elukogemus, et see tuleb elatud aastatega ja samas vaatad ka, et mis sa ise teed valesti ja mida sõbrad, tuttavad kõik teevad, mis nad õigesti teevad, mida valesti, kus eksivad, pane kõik kõrva taha, et siis saadki sellise elukogemuse kokku. Et siin on ka, et ei saa kohe öelda välja, et me tegime eestlased ühe suure asja ja nüüd homme kohe hakkame kritiseerima, et las nüüd maja vajub, et jälgime, mis nüüd toimub. Et ralliga on ja ikka väga hästi läinud ja mina usun ka, et mitte ainult see 22 ei ole viimane aasta, kus meil see ralli tuleb, aga see jätkub. See jätkub samamoodi tegelikult nagu selle Rally Estonia organiseeriminegi, et see on ju ka kogu aeg arenguteel. Eesti Autospordi Liidu presidendina, kas teil mõlguvad juba mõtted, milliseid suurüritusi teistel distsipliinidel veel saaks Eestis korraldada? No ikka, mis mulle väga meeldib, no näiteks vaadata ka rallikrossi. Me hästi vaata mänguline rallikross. No rallikrossi radadega meil ei ole üldse halvasti, et meil on häid radasid küll juba ja ma olen üsnagi veendunud, et ma nimesid hakkasin nimetama, et kes tahavad tuua vähemalt kõigepealt Euroopa meistrivõistluste etapi ja kuna lätlastele on maailma meistrivõistluste etapp, et võib-olla saame ka ikkagi rallikrossis siia. No driftimehed teevad ju head tööd, ringras, kui me räägime, mis nüüd ka väljapool on ja kahju on muidugi sellest, et ma seal oma võib-olla ka niisuguses avaldustes enne presidendiks valimist ütlesin, et me peame erilist tähelepanu pöörama ka siis uutele taristutele, et meil on Pärnus ringrada, aga see Pärnu ringrada, autoring, mis täna on, seal ei saa ju suurvõistlusi korraldada. Me saamegi seal, ütleme, ta on ikkagi hästi tugev testirada võib olla ja väiksemaid võistlusi, lihtsalt see FIA litsents ei luba seda, et oleks ringrada vaja ka. Miks me siis ei saaks rääkida juba mingisugust Euroopa meistrivõistluste etapist siia toomisest, sest tegelikult väga suure võimaluse selleks annab Rally Estonia korraldus, sest FIA teab ju väga hästi. Rally Estonia maailmameistrivõistluste etapp on korraldatud alati väga kõrgel tasemel, eestlasi võib usaldada. Et see on see usalduse loomine, mis tegelikult juba praegu järk-järgult kogu aeg käib ja see on ka testialade jaoks, et kus vähegi võimalust on, eks me sealt kinni hakkame. Aga on sul, kui kaart siia peale joonistada Eesti sellise kujuga, et on sul mõttes, et kuhu see näpu peale paneksid, kus see ringrada praegu mahub? No ringrada kõige parem oleks, ma võib-olla utreerin siin erinevad varianti on olnud, aga Rae vald. Rae vallas on minu teada on praegu isegi üks... Seal seisavad ühed postid väga pikemat aega, need võiks kohe esimese asjana maha. Ja, et Rae vald oleks ju, ütleme, logistiliselt ülimalt hea, kus on lennu ideaalne ja kus ka rahvas liigub ja ükskõik kõik, millised transpordivahendiga sinna kohale tulla, see on kõik suurepärane. Et see on see, millest me siin, ma arvan, üksak kinni hakkame. Seda mõtet on nagu mõlgutatud varem? Jaa, seda mõlgutatud ja seda ma isiklikult olen mõlgutanud siin viimastel päevadel, et kindlasti tuleb alustada kohalikust omavalitsust. Ega kui kohalik omavalitsus ütleb ei, siis on ei. Aga kui kohalik omavalitsus leiab, et sellest on kasu, see tuleb ikkagi ka sellise elukeskkonna parendamisele ja kui me räägime ka raha, mis tuleb omavalitsusele juurde. Ja ma toon ühe näite, näiteks Red Bull Ring Austrias, et keset metsa täiesti suva külas. Jaa, aga just nimelt majad on seal ümberringi ja seal on sellised eramud, mis on siis täiesti võib-olla raja kõrval. Ja kui nende käest siis oli küsitud ka, et Lärm on, seal on palju teste, võistlusi, kõike seal on palju, et hakkaks protestima. See kaugel sellest. Sest see on ju tegelikult nendel ju terve aasta mingisugune äritegemise koht. Ükstaskõik, kas nad müüvad ise või toovad nad sinna oma krundi peale mingisugused tegelased, kes müüvad mingisuguseid kaupasid, aga nemad saavad ka sealt osa. Et selles mõttes, et see on nagu rumal mõelda, et kui kuskil on natukene müra, et siis on kohe kõik elu on otsa saanud. Aga võib-olla hoopis vastupidi, võib-olla see loobki elu. Ja siis võib-olla peaks võtma juba Läti Pikernieki ringist šnitti, kus on ka rallikrossi ring ühendatud ringrajaga.
Jah, seal on muidugi see väga hästi lahendatud. Ja mis on tegelikult ka põhimõtteliselt Riia kesklinnas. Täiesti, see on, täna võib öelda, see on Riia kesklinn. Ja praegu ei ole enam mitte kedagi, kes protesteerib. Ja seal ümber on ju need 9-kordsed majad, mis on ju no neid on seal palju tekkinud ja on ka juurde tulnud siis eramuid veel, mis on, kusjuures kõik on täna rahul. Ei ole nii, et allkirjade kogumine, paneme selle raja kinni, kaugel sellest. Aga autosporti ja autospordiliit ei ole ainult suurürituste korraldamine. Mis on hetkel kõige põletavam teema, millega värske presidendina tahad tegeleda? No algusest peale me oleme rääkinud sellest, et autospordiliidu juhatus minu nägemust mööda täna on tugev ja autospordiliidu sekretariaat on tugev. Ja meil on loomulikult volinike kogu hästi tugev, sinna kuulub ka Urmo Aavo. Et selles mõttes ta on hästi niisugune laiapõhjaline. Ja eks see noorte kasvatamine, see ei ole mitte ainult hüüdlause, kõik ütlevad, oi, pöörame tähelepanu noortele. Meil on need talendid rajale ja noored roolis ja kõiksuguseid hobisarju, kus kasvavad välja kõige kiiremad poisid, kes tulevad kohe võistlusporti. Ja mis on nüüd hea, et on näha, et see kõik õigustab. Tuleb ralliradadele, rallikrossi, ringrajale, igale poole tuleb noori poisse juurde. Ja kui meie siin algselt hakkasime sellega tegelema, siis öeldi, et see on niisugune nagu hüüdlausete värk, et teete siin mingisugused talendid ajal, et ega see ikkagi edu ei too. Lätlased ja leedulased, kellega ma ikka kohtun, ütlevad, et läinud nüüd noorte kasvatamisega meist nii kiiresti eest ära, et see on lausa üllatav, mida te tegite. Isegi soomlastega võrreldes, ma arvan. Isegi soomlastega võrreldes, kui kindlasti soomlased üldse hästi niisugune aeglane rahvas ja pika mõtlemisega. Et see ei ole halvustav, aga nad on teistmoodi. Et kui mina olen nendega asju ajanud siin erinevatel teemadel, ka ringra teemadel, siis mind alati häiris see, et midagi räägid. No meil on nii, istume teiega kõrvuti ja otsustame ja kohe teeme. Kohe. Hakkamegi kohe tegema. Aga siis see otsustamine on läbi, siis pakkomeetia. No peab hakkama mõtlema. Nüüd siis istume maha, et umbes 2 nädala pärast saame jälle kokku. Saame saamas kokku, jah. Ja siis mis siis saime kokku, mis nüüd juhtus? Ei, nüüd me mõtlesime selle peale, mida me siis rääkisime. Aga edasi, arutame nüüd, mida me siis teeme. Aga meil ammu plaanid kõik valmis, et nad on teistmoodi, mitte ma veel kord ei halvusta, aga meie edu pant tihti peale, nagu varem ka siin oli jutuks muude asjadega, on see kiirus. Aktiivselt tehakse, kiirelt tehakse ja on ka innovaatilisust. Aga veel kord, et see noorte asi on nüüd üks asi muidugi, aga nagu ma ütlesin ka kõikvõimalikud, on nad siis rajad või võimaluste loomine, autospordi edendamise arendus ja mitte ainult autosport, sest autospordiliidu alla käib ju kogu autondus. See on noorte kasvatus, liiklusohutus, tulevad uued tehnoloogiad, igal pool on autospordiliit, kus ta peab kaasa rääkima, olema igal juhul seal juures ja andma ka oma panuse, mitte lihtsalt juures olema allkirju ja pealkirju, vaid olema seal aktiivselt juures ja tegelema. Ja see on tegelikult autospordiliidu minu arvates see põhiline töö ja sport, see kõik on see suur boonus. Aga spordiga tuleb tuntus. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et ütleme, autosport käib käsikäes väga tegelikult majandustsüklitega, kui hästi läheb majandusel. Kui läheb majandusel hästi, on ka vahendeid inimestel, noortel sõita, et kuidas võiks ära hoida seda, ütleme, järgmist mõõnatsüklit, mis võib, ütleme, ilmselt väga paljudel noortel kõik plaanid kihva keerata, et lihtsalt vahendeid ei ole, millest sporti teha. Ega siin sellist head võtit ei ole. Eks see on igal pool maailmas, kõikides riikides on see häda, et autosport, üldse mootorisport, ka motosport ja kõik, nad on läinud liiga kalliks ja otsitakse võimalused, kuidas seda sporti natukene odavamaks saada. Ja selleks ongi astutud samme ja astutakse kindlasti veel. Aga et ütleme majandustsüklitega seda viia kuidagi niiviisi korrelatsiooni, et käsikäes kuidagi moodi nad käiks, seda ei ole võimalik teha. Et öeldakse nii, et nagu vormel 1-ski, et seal on miljardärid pojad sõidavad varsti ainult võidu, et teisi ei ole. Ja selle vastu juba võideldakse päris tõsiselt, et ei ole ainult näiteks seal Petrovid ja ma ei tea, kes seal veel tulevad, Matsepinid ja samas kui räägime ka Stroll, eks ole, kelle isa on miljardär ja seal on veel neid teisigi, et kas me räägime sõitja tugevusest või rahakoti suurusest, et seda peab väga tõsiselt jälgima, et seal sassi ei läheks, aga peab balanssis olema, jah. Peab balanssis olema, jah, sest muidu ongi niiviisi, et
ma mäletan omast võib-olla nooruse ajast seal, et kui oli ka Senna ja Prost ja Alesi ja need olid kõik nimed ja osa sõitjaid olid juba, kes olid seal 40-45 aastat, nad olid ikka kiired. Aga need nimed tõid rahvarajade, need nimed. See on nagu näiteks USAs on ju ka NASCAR, no meile võõras värk, kujutate ette, NASCARi etappidele tuleb kohale 400 000 pealtvaatajat ja jätkuvalt. Aga sealt sõidavadki kõik nende iidolid. Ei ole tähtis, et ta 20 aastat või 17 aastat tuleb NASCARil sõitma, et oi, vaata, ta sõidab võib-olla kiiremini, kui näiteks vana Andretti sõidab, no näiteks, eks. See ei oma üldse tähtsust. Tähtsust omab see, et minu iidol sõidab, ja minu iidol ongi, vaata sama Andretti. Ja ma toon sugulased kaasa ja kõik, palju rahvast. Et kõike seda peab jälgima nüüd, et kui me viime rallist ka ära kõik need nimed, kellest teie siin olete rääkinud palju need tipud, võtame ainult noored kõik kusagilt. Seda huvi ei ole, mis täna. Jah, ma arvan, et sellel teemal võiks veel pikalt ja laialt, aga hakkame saadet kokku võtma. Meil on ikkagi 4 katset täna veel sõita ja siis õhtupoole oleme veel eetris. Võib-olla seda kellaaega täpselt veel paika pole pannud, aga milliseks need katsed teisel läbimised lähevad? Me nägime draamat, kui see esimene läbimine. Teisel hakkame siis veel rohkem nägema. No tegelikult saab päris huvitav olema see, sest eelmine aasta, nagu me eile Urmaga rääkisime, et ma oma kogemusest siis küsisin Urma käest, et eelmine aasta läksid teed väga katki ja ma isiklikult sain kogu ralli peale 4 katki rehvi purunemist, et kas need on üle vaadatud, midagi tehtud nende katsetega. Siis Urma ju ütles ka, et eelmine aasta oli väga üllatunud, kui katki need teed läksid ja nad on see aasta kõvasti vaeva näinud, et need teed ei läheks selliseks enam, nii et väga huvitav saab olema, kui katki need teed lähevad, kindlasti lähevad. Selles ei ole kahtlust, aga kas nad püsivad enam-vähem normaalsed, sõidetavad ja pigem eelkõige seda, et rehvi purunemisi väga ei tuleks lihtsalt kivide pärast. Et ei oskagi tegelikult praegu öelda, mis tulema hakkab, minu jaoks ka väga põnev, et mis seal tuleb. Lihtsalt ma loodaks, et probleeme on võimalikult vähe. Me nägime, ma arvan, selle esimese poole päevast väga palju actionit juba ära, et äkki saame puhast rallit nautida. No sellistel rallidel, kus esimesel läbimisel alati midagi nii dramaatilist juhtub. Ma alati mõtlen, kas sõitjad võtavad kohe teise läbimise teadlikult tagasihoidlikumalt? Nad teavad? Ei võta, seal ei ole aega tagasi hoida. Et kõik sõidavad suurema eesmärgi nimel, koha nimel ja punktitabelis tõusmise nimel, et sellist kohta ei ole, et tagasi hoida, ma arvan. Aga selge, sa lähed Toivo katsele? Ma olen katsele, ma tahan öelda, et minu arvates ega ebaõnne jälita sportlasi ka nüüd kogu aeg, et ebaõnne oli nüüd hommikul. Mina usun küll, et nüüd asi muutub rahulikumaks, selles mõttes rahulikumaks, et neid rehvipurunemisi ei tule, aga eks sõit muutub järjest ägedamaks, sellepärast, et katse järel hakkab ikka selguma, milline edu või kaotus sul on. Ja meil on praegu ju top 3 on väga väikse ajavahe sees, et eriti veel esimene teine koht, et seal pusimist on kõvasti. Hetkel siis tõmbame sellele saatele joone alla, aga saated on meil sel nädalal siit samast Rally Estonia hoolduspargist veel kõvasti, nii et püsige meiega. Aitäh, Toivo, tulemast! Suur tänu kutsumast! Aitäh! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.